Tere, väikesed avastajad! Tere tulemast meie lõbusasse ja õpetlikku kanalisse. Täna uurime, kuidas klaasi tehakse. Jääge meiega! Klaasi leidub kõikjal, akendes, telefonides, pudelites ja mujal. Aga kas oled mõelnud, kuidas see üldse valmib? Kõik algab 3 lihtsast koostisosast, liivast, soodast ja lubjakivist. Peen, puhas liiv kogutakse loodusest, see on klaasi peamine koostisosa. Suurte masinatega viiakse liiv tehasesse töötlemiseks. Ka sooda ja lubjakivi tuuakse kohale ja hoitakse eraldi. Kas teadsid, et kõige puhtam klaas tehakse valgest kvartsliivast? Tehases segatakse suurtes masinates kõik koostisosad kokku. Kõik mõõdetakse täpselt, et saada alati ideaalne segu. Sageli lisatakse juurde ka purustatud vanad klaasi, et sulamine oleks kiirem. Kui kõik on valmis, valatakse segu tohutusse sulatusahju. Seal tõuseb kuumus üle 1700 kraadi, see on kuumem kui laava. Sellel temperatuuril muutub pulber hõõguvaks, vedelaks klaasiks. Kas teadsid, et klaas ei ole ei tahke ega vedel, vaid midagi vahepealset? Massi segatakse õrnalt, et mullid välja tuleksid. Ülejäänud jääk tõuseb pinnale ja eemaldatakse hoolikalt. Nüüd on sulaklaas sile ja valmis vormimiseks. Kõigepealt liigub see aeglaselt vormiseadmete poole. Klaasipuhujad puhuvad klaasi sisse õhku pikkade torude abil. Vedelklaas voolab aeglaselt laiale metallpinnale erilises masinas. Suured rullid suruvad kuuma klaasi õhukeseks ja täiesti siledaks leheks. Kuum klaas valatakse ka vormidesse, et teha kindla kujuga esemeid. Kui see natuke jahtub, tõstetakse klaas vormist välja. Seejärel liigub see läbi pika ahju, kus klaas jahtub aeglaselt. Seda protsessi nimetatakse karastamiseks, see aitab vältida pragunemist. Ahjust välja tulles on klaas läbipaistev ja tugev. Värvilise klaasi tegemiseks lisatakse kuumale segule metallipulbrit. Koobalt teeb klaasi siniseks, kuld punaseks ja raud roheliseks. Need on vaid mõned näited. Sellist klaasi kasutatakse vitraažides ja kaunistustes. Pudeliklaasi jaoks valatakse vedelklaas metallvormidesse. Vormid on rivis, kus täidetakse need kiiresti vedela klaasiga. Õhk paisutab kuuma klaasi tugevalt vormi. Kui kuju on valmis, tõstetakse pudelid vormist välja. Pudelid liiguvad lindil edasi ning jahtuvad aeglaselt. Kvaliteedi tagamiseks kontrollitakse igat pudelit valgusega ning anduritega. Lõpuks asetatakse terved pudelid kastidesse. Klaasi ei lõigata, sellele kraabitakse teraga sirgejoon. Kui klaasi painutatakse, murdub see puhtalt mööda seda joont. Servad lihvitakse, et need oleksid siledad ja ohutud. Mõni klaas peab olema eriti tugev, näiteks autoklaas ja telefoniekraan. Seal kasutatakse ainult karastatud klaasi. Selleks, et saada tugevat karastatud klaasi, peab seda kuumutama ja kiirelt jahutama. Nii muutub klaas kuni 5 korda tugevamaks. Kui tavaline klaas puruneb teravateks kildudeks, siis karastatud klaas puruneb väikesteks, ohututeks tükkideks. Peeglite tegemiseks pihustatakse klaasile õhuke metallikiht. Seejärel kuumutatakse ja kuivatatakse see kaitsekihiga. Robotkäed asetavad iga peegli pehmele alusele. Erinevaid klaase on palju, igaüks oma otstarbega. Sileklaas sobib akendesse ja peeglitesse. Karastatud klaasi kasutatakse telefonides ja autodes. Klaaskiud on kerge ja tugev, see sobib paatide ehitamiseks ning majade soojustamiseks. Optiline kiud on imeõhuke klaas, mis edastab internetti.
kas teadsid, et see saadab andmeid valguse kiirusel? Klaasi leiame igalt poolt, laudadel, akendes ja igapäevastes asjades. Klaasist läätsed aitavad inimestel teleskoobiga näha tähti kaugel kosmoses. Kuulikindel klaas koosneb mitmest kihist, klaas ja plastik vaheldumisi. Kui miski klaasi tabab, aitavad kihid seda koos hoida, et vältida purunemist. See on Apple'i peakorter Californias, üks suurimaid klaasist hooneid maailmas. Kaasaegsed klaashooned toovad valgust ja avarust linnaruumi. Vanad klaaspurgid ja pudelid sorteerime õigesse konteinerisse, et neid saaks taaskasutada. Kogu kogutud klaas sorteeritakse ja suunatakse puhastusse. Kui klaas on puhas, saadetakse see sulatusahju. Klaas sulatatakse uuesti, et sellest saaks täiesti uus materjal. Sulaklaasis tehakse uued pudelid, mis on valmis uueks kasutuseks. Klaasi on võimalik lõpmatuseni taaskasutada. Vanas Egiptuses kasutati liiva klaasnõude tegemiseks. Hiljem leiutasid roomlased klaasipuhumise, mis kiirendas tööd. Tänapäeval aitavad masinad klaasi toota kiiresti ja täpselt. Inimesed on teinud klaasi juba tuhandeid aastaid. Nüüd sa said teada, kuidas liivast töödeldakse kaunis klaas. Liivast klaasmajadeni, klaas on tõeliselt eriline materjal. Kui sulle see video meeldis, pane like, kommenteeri, mida soovid veel näha ja telli, et näha veel lahedat sisu.